Need koprakäigud, mis siin Suure-Jaani tehisjärve ääres uuristatud on, võivad ühel hetkel muutuda ka inimeste jaoks päris ohtlikuks, sest tegemist on päris sügavate aukudega. Jah, Suure-Jaani linn siis ütleme siin Suure-Jaani järve ääres. Neil meeldib olla, jah, ja see on juba pikaajalisem probleem, et ikkagi aeg-ajalt kevadeti on siis need uuristused ja on ikkagi juba, mis tulevad maale välja ja ikkagi juba segavad, et kuna see Suure-Jaani ümbrus on selline ka käidav ala, puhkeala, siis ega need kopra, ütleme siis tekitatud augud on jah, inimestele ohtlikud ja ega ta siia väga hästi ei sobi siia. Nüüd on Põhja-Sakala vallavalitsus andnud elanikkonna ohutuse ja heakorra eesmärgil Sürgavere jahiseltsile aprilli keskpaigani loa Suure-Jaani Paisjärve ümbruses elutsevate kobraste arvukuse piiramiseks. Ega kopraga vist ei ole see ka lihtne, et sa hirmutata siit kuidagi minema, et seda vist väga ei ole võimalik hirmutada ka. Ma jahi tehniliselt ei teagi, aga ega vist ei ole jah, et kobras on selline suht paikne ja kui ta siin meeldib elada siin, siis ega ta siit niisama ära ei lähe jah, et. No vähemalt üks positiivne asi, mis kopra tulemisega alati kaasneb, on see, et nad on väga puhta eluviisiga ning tänu sellele nad hoolitsevad alati kaldaäärte eest, et need puhtad oleksid. Kas inimestelt ka juba mingisugused kaebusi on tulnud, et ma ei tea, käivad kellegi õue peal kuskil seal müttamas? Seda ma nüüd otseselt ei tea, et kuna siin järve ümbruses nii väga palju majapidamisi ju otseselt ei ole, et seda infot ei ole, aga tal meeldib ikkagi jah, see järve ümbrus just see kiriku ja kalmistu poolne külg on see kõige aktiivsem aladal. Kuna tegemist on tiheasustusalaga, pole kopra küttimine Paisjärvest sugugi lihtne tegevus. Põhimõtteliselt on kaks võimalust, mis on siuksed mõeldavad lahendused, on rauad panna urgude ette ja teine on võrkudega saaks neid püüda ja ümber asustada. Aga võrgupüük keeldab siukest keerulisemat ettevõtmist, kus on inimesi rohkem vaja ja ka koerad tuleks abiks, ja veetaset tuleks natuke alla lasta, aga see on nagu keerulisem. No nagu näha, siis koprad on asunud siin ka päris korralikult puid langetama. Koprad, kus siia üldse tulevad siit ülevalt Kõpujärvest, mis on, mõlemad on Paisjärved siin. Ja põhielu on neil ikkagi seal ülemises järves, kus on neil kuhila ka. Siin selles järve ääres neil ühtegi kuhilat ei ole, et sinna teevad urge ja ilmselt on need, kes kobras elab kuskil 3 aastat, elab endal vanemate juures ja siis isased lähevad rändama, et hakkavad endale kaaslast otsima ja siis tulevad ilmselt siia. Üks põhjus, miks koprale linna Paisjärv tõenäoliselt meeldib, on kindlasti tema jaoks turvalisem keskkond kui metsas. Eks see kisk ja surve on neile suur ja ilmselt nad saavad aru ka, et tuleme kuskile järvedesse. Järvedes on kiskjatel ikkagi neid palju raskem kätte saada ja varitseda kui kuskil looduslikes ojades, metsades sees või kraavides. Et ma arvan, et ka üks ränne järvedesse või siia linnadesse on ka võib-olla on sellest seotud, et see on minu arvamus ainult, et Inimestele, kellele meeldib aga Suure-Jaani Paisjärve ääres jalutamas käia, tasub aga südamele panna, et nad soojemate ilmade saabudes, kui pinnas pehmeks taas läheb, seal ettevaatlikud oleksid. Eks need on sügavad küll, et ise olen ka jõe ääres kukkunud sedasi, et üle pea urgu, et kui on kaldad veel kõrged ka, et siis sisse kukkumine võib jah ikka halvasti lõppeda, et hoidke silmad lahti, kus te astute.